Mina olen Lauri Saks ja kannan ette tegelikult kollektiivse töö vilja. Nagu te autorite nimistust näete, on enamuse töö teinud ära teised inimesed ja seega väärivad nemad selle kogu töö kiituse ja kui mingid etteheited, siis olen selle eest mina vastutav. Ja tegelikult ei tööta me mitte üldse Tartu Ülikoolis, vaid ka Eesti Maaülikooli vesiviljeluse õppetoolis. Ning tõesti, juttu tuleb eelkõige kormorani toitumisest Rannikumere aladel, aga täpsemalt öeldes Pärnu jõe Suudmealal. Aga veidi taustaks, nagu ka juttu on siin olnud, kormoran on üks meie Rannikumere paremini levinud ning seejuures ka suurema arvukusega liik, kelle arvukus endiselt väga kiiresti kasvab. Ja see kasv on olnud suhteliselt, võiks julgelt öelda, eksponentsiaalne, et kui meil siin 2010. alguses oli väikseid tagasilanguseid, hakati rääkima kormorani asurkonna stabiliseerumisest, nagu me näeme, tegelikult seda stabiliseerumist toimunud ei ole, sellepärast et kiskja saakloom suhetes sageli piiravaks faktoriks osutub toidurohkus ja toidurohkuse piiri pole kormoranile seni veel ette tulnud. Ja selle on ka omaette põhjused. Nimelt on kormoran erakordselt tõhus toituja, toitub peamiselt ainult kaladest ja isegi olukorras, kus ja teadaolevalt on tegemist oportunistliku toitujaga, kes sageli toitub just eelkõige sellest kalast, mida on kõige rohkem veekogus, aga nagu meie varajasemad uuringud on näidanud, siis isegi olukorras, kus kormoranid toituvad peamiselt masskalaliigist, näiteks sellel 98. aastal nad toitusid peamiselt emakalast, siis hoolimata sellest, et mõne teise kalaliigi osakaal toitumises võib olla suhteliselt väike, see sõltub kõik kiskjate ja saakloomade arvust ja isegi võrdlemisi isegi koha puhul, mis siin on näiteks toodud, kes moodustas võrdlemisi väikse osa kormorani toidust, kui kormoranide arvukus Eestis oli 10 korda madalam kui praegu, ulatus nende kisklussurve Väinamere koha asurkonnale võrdlemisi kõrgele. Kuni 10 000 noort koha iga aastaselt kormorani nokas hukkus. Ja tuletan meelde, see oli siis, kui meil oli kormorane Eestis 10 korda vähem. Ja samamoodi ei jää see mõju nägemata ka kohalikus kalastikus, eelkõige kalade kudealadel, sest nagu me kõik teame, kui me tahame mõnda asurkonda tõsiselt piirata, siis kõige lihtsam on vähendada nende sigivust ja kalade puhul tähendab see seda, et püüa kalad välja nende kudealalt, 2 asja korraga, heinad sigi ja eemaldad ka isendid efektiivsest asurkonnast. Ja seda me nägime suurepäraselt Käina lahel, kus 10 aastaga, kui kormoranid sinna invadeerusid, mõnede kalaliikide arv ilmselgelt langes ja mõnede arv ilmselt kasvas. Ennemgi jutuks tulnud särg, mida kormoran teatud tingimustes eelistavad, näiteks särja arvuks langes 65 korda. Üsna märkimisväärne mõju. Ja tegelikult see mõju ei piirne üksnes kaladega, kuna kormoranid asustavad, see esimene pilt, mis ma näitasin, et meie väikeseid meresaari peamiselt, siis ei ole üllatav, et ilmneb seal mõju ka teistele liikidele, eelkõige tõenäoliselt pesapaiga konkurentsi osas. Need on meie esialgsed avaldamata andmed, aga andmed sellegi poolest. Andmed on pärit Keskkonnaagentuurilt siis väikeste meresaarde haudelinnustiku loendusest ja pildilt on näha, et kui kormoranid siis väikestele meresaartele hakkasid kolooniad rajama, siis saarte linnustiku elurikkust kirjeldav Shannoni indeks ilmselgelt suhteliselt kiiresti langes. Samal ajal kui teistel laidel, kus kormorani ei olnud, ta pigem tõusis. Mingi hetk toimus stabiliseerumine, me vajame edasisi analüüse vaadata, milles niisugune stabiliseerumine toimus, aga natukene annab sellest aimu üks niisugune ülejäänud andmetest välja rebitud pilt, mis võib selle taga olla, see on siis omaaegsest meie kõige suuremast ja pidevamalt asustatud kormorkolooniast Tondirahust Matsalus, kus siis kuskil 2010. paiku kormoranid kolooniast ära kadusid ja siit on siis punane joon kirjeldab teiste haudelinnustiku, teiste pesitsevate linnuliikide mitmekesisuse seda Shannoni indeksit, siis me näeme, et need on täpselt kormorani arvukusega antagonistlikud ning kormoranide lahkumisega saarelt
toimus väga kiire teiste pesitsevate linnuliikide mitmekesisuse tõus. Ja kuna need mõjud on tegelikult juba ammu teada ja kormorani ohjamise ja majandamisega oleme tegelenud juba aastakümneid, aga ei ole sellega kuhugi eriti jõudnud, et 2018. aastal meil oli analoogne üritus ja siis ma ütlesin, et ega sellest ei muutu midagi, kui midagi ei tee. Nüüd on taas jutuks, et me võiks midagi teha, aga selle kohta öeldakse alati, et need mul äsja teile näidatud andmed, et need on vanad ja tegelikult me peame ikkagi kindlaks tegema, mida need kormoranid täpselt söövad. Ja selleks me nüüd lähemegi vaatame uuringut, mis viidi läbi just nimelt Liivi lahe piirkonnas, mis on kormoranide jaoks Eestis võrdlemiselt oluline pesitsuspiirkond, seal pesitseb üle 1/3 kõigist Eesti kormoranidest. Ja samal ajal on tähelepanu pälvinud viimastel aastatel võrdlemisi hästi see, et kormoranid, nagu linnud ikka, on pikapeale avastanud ka niisugused toitumisalad, mida nad algselt ei kasutanud. Nad on leidnud üles Pärnu jõe tindikoelmud ning meritindi kude ajal loendatakse sealt piirkonnast võrdlemisi palju toituvaid kormorane. Et need maksimaalne hinnang on olnud kuskil 5000 linnu kanti nendel aladel. Ja selleks, et vaadata, kas seal siis võiks olla mingi mõju ja mida nad seal söövad, selleks oligi vaja läbi viia toitumisuuring, et demonstreerida, mida nad seal siis söövad. Selleks võeti 2024. aasta aprillis ette toitumisuuring, mille käigus lasti sealt meretindi kudealalt umbes täpselt 39 kormorani. Miks neid lasti, miks me ei kogunud räppetompe, see on paar põhjendust. Esiteks räppetompe koguda piirkonnast, kus nad pidevalt ei peatu ja see on aeg, kui nad veel ei sigi kohati, see toitumine seal hakkab enne kormoranide sigimisooaega, on räppetompe koguda ilmselt väga keeruline ja tegelikult väga kiire info saab, kui vaadata just nimelt seda mao sisu, sest et sealt võib neid kalade massi paremini hinnata. 7 lindu neist 39 ei olnud toitunud, kuna neid lasti toitumise ajal, siis seetõttu see on see väike miinus, et me ei tea, palju nad tegelikult selle terve päeva jooksul oleks ära söönud. Et samamoodi, kui me hindame inimese toitumist üksnes selle järgi, mida ta sööb hommikusöögiks, me ei saa täis pilti sellest tema päevasest toiduvajadusest. Aga abiks ikka. Magude analüüsil tuvastati kokku 5 kalaliiki, meritint, vimm, viidikas, nurg ning ahven. Ja kui me vaatame nende kalaliikide jaotust seal toidus, selle valimi summeeritult, siis näeme, et seal väga tugevalt domineeris oodatult meritint, et mis ei ole üldse üllatav, sest kormorani kohta üks asi, mis alati mainitakse liidikirjanduses, on, et tegemist on oportunistliku toitujaga ning tegelikult nurg ja ahven olid tegelikult siis suhteliselt, isegi selle väga väikse valimi juures olid siiski suhteliselt juhuslikud kaaspüügiisendid. Kui me vaatame seda massi lõikes, siis loomulikult niisugustel puhkudel alati torkab silma, et kehamassilt väiksemate kalade domineerimine langeb ja tõuseb üles veidi suuremate isendite osakaal, aga see nii-öelda meritindi domineerimine jääb siin endiselt väga selgeks. Ja kui me vaatame, palju siis see isendite kohta umbes tegi, siis nagu ma ütlesin, kormorani kütiti toitumise ajal ja keskmiselt oli siis meritint 24 maos keskmiselt 6,5 isendit. Nad olid jõudnud seal ära süüa, nagu nad maha lasti. Ja see teeb umbes 185 grammi. Teiste kalaliikide puhul oli palju vähem ja siin näete, ja ongi jälle mulle midagi ette heita, et see on ilmselge viga, et see on asi, mida kirjeldas meie artikli kirjeldamise õppejõud kui copy-paste disease, et on ununenud parandada, et tegelikult loomulikult oli see 1,7, keskmiselt 1,7 viidika mass umbes 24 grammi. Aga ühesõnaga see tegelikult demonstreerib väga selgelt, et piirkonnas läbi viidud uuring demonstreeris suurepäraselt, et kormoranid toituvad endiselt üksnes kaladest. Tegemist on endiselt oportunistlike toitujatega, kui nad lähevad toituma kalakoelmule, siis nad toituvad seal eelkõige, nad liiguvadki sinna sellepärast, et seal on hästi palju seda kudevat kala, antud juhul meritinti ja seda nad peamiselt sealt siis püüavad. Ja seda õnnestus selles uuringus ka väga selgelt näidata. Aga see näitas ka samas seda, et kuigi kormoranid toituvad peamiselt domineerivast kalaliigist, siis alati oportunistliku toitujaga nad võtavad seda, mis ette jääb ja see tähendab seda, et ühe masskalaliigi eksisteerimine piirkonnas ei tähenda seda, et teised kalaliigid kormorani toiduobjektiks ei satu.
ja kiske saakloomasuhete uurimisel me peame meeles pidama, et kõik sõltub lihtsalt sellest kisklussurvest. Et mida rohkem nüüd kormoranid on, siis isegi suhteliselt väike osakaal tähendab seda, et isendite arv, mis lõpuks kormorande poolt ära süüakse, võib olla vastavast asurkonnast võrdmisi suur. See oli see sama koha näide juba pea 20 aasta tagusest ajast. Nõnda. Ja mis ta veel kord näitas, on see, et see kormoranide mõju kalastikule sõltub väga tugevalt ajast ja piirkonnast. Antud juhul me vaatasime meritindi, koelmut, Pärnu ja Suudmes. See tähendab seda, et me ei saa öelda selle põhjal, et nad toituksid meritindist igal pool mujal. Mis tähendab seda, et kui me hakkame vaatama kormorani mõju rannikumeres näiteks laiemalt, siis me peamegi vaatama, mis kalu nad kuus söövad. Mis puutub aga seda Pärnu ja situatsiooni, siis olles tuttav kormoranide üldise mõjuga kalastikule, siis me võime ennustamine ei ole kunagi tänuväärne töö, aga võime suhteliselt julgelt ennustada, et kui see surve niimoodi jätkub, kormoranid tarbivad päevas kuskil 400-500 grammi kala, praegu me nägime seda mõju tindile, kormoranid toituvad seal aprillikuu jooksul keskmiselt 3 nädalat, väga lihtne arvutus, kui seal toitub umbes 2000 kormorani, siis nad söövad päevas ära umbes tonni tinti. Paarsada kilo siia, paarsada kilo sinna. Mis siis 10 aasta jooksul juhtub? 10 aasta jooksul juhtub, kui me midagi ette ei võta, tõenäoliselt läheb kõigepealt kinni kaluritele tindipüük, siis kormoranid toituvad sealt edasi, kaob see tindi asurkond ja kormoranid ei saa kaob sealt kuhugi, siis nad, kui tind ära kaob, siis nad hakkavad sööma vimba ja kui vimba ära kaob, siis eks nad hakkavad sööma viidikat ja nii edasi ja nii edasi. Kuni saabub kätte olukord, kus saame kätte kormoranide asurkonna kandevõime piiri, mis tähendab seda, et kala enam ei ole nii palju, et me suudaks neid kormoranide asurkond üleval hoida, kormoranide asurkond kukub kokku kuskil 50 aasta pärast ja pole ei kala ja siis väheneb ka kormoranide arv, aga see ei tähenda, et kala asurkonnad hakkaksid taastuma. Ja lõpetan nagu ikka ühe sama pildiga juba üle 10 aasta ja kui on mõni küsimus, ehk jõuame veel midagi mõistlikku vastatagi. Suur tänu! Väga kena ettekande eest ja aitäh kenasti ka ajas püsimast. Et küsimusi on ilmunud küll ja ma loodan, et need inimesed, kes on siin publiku seas ja tahaksid kangesti küsida, et pange, olge head ka võimalusel oma küsimuskirja just siia Q&A nupu alla, siis saame neid kenasti kuuldavaks teha. Aga ma alustan võib-olla sellest, mis natukene küsimus oli rohkem võib-olla isegi suunatud veel eelnevale ettekandele, aga see tuleb kuidagi hästi siia kaasa, sest mõlemal puhul on tegemist ju kormorani söögilauaga. Et küsimus oli natuke pikema sissejuhatava kommentaariga. Torise ettekandes oli näha, et Võrtsjärves ja Lämmi on kormoran eelistas kala, mida on palju ja lihtne kätte saada, nurg, väike latikas ja särg. Et kas siis võiksin näha, et näiteks nuru ja särje suur osakaal neis piirkondades kormorani saagis, kas see võiks näiteks anda rohkem võimalust väikestele latikatele ja kuidagi nende kasvutingimusi parandada, aga siit ettekandest juba natuke saime nagu vastust, aga võib-olla sa kordad üle, kas üks mõjutab teist? Loomulikult mõjutab, et kui me räägime, mind alati bioloogina hämmastab see, et kui me räägime kormoranide mõjust kalastikule, siis alati kujutatakse seda olukorda ette suhteliselt lineaarselt, et näete, et meil on, kõik me teame, eks ole, kõik oleme naksitralle lugenud, jumal hoidku selle eest, et inimeste peamine ökoloogiline teadmine tuleb naksitrallidest, aga ikkagi, et loodus peab valitsema tasakaal, et räägitakse, et näed, et saab kormoran toitub kalast, eks ole, ütleme näiteks nurust, siis sööb, kuni nuru asurkond langeb ja siis hakkab toimuma fluktueerumine, aga me peame meeles pidama, et see ei ole tegelikult kahe liigi spetsiifiline lihtne mudelsüsteem, mida meil on nõnda palju näidatud. Tegemist on tegelikult võrdlemisi keeruka toiduvõrgustikuga ja kormoran, kes on oportunistlik toituja asurkonna tasemel, siis tal võib vabalt lülituda ümber ühelt kalalt teisele kohe, kui tal muutub see kasulikuks vastavast kalast toituda. Indiviidi tasandil enamasti linnud, või kõik loomad, kalade puhul üldse hüdrobiondid, on hästi tore öelda, et mille toitumist ma olen veidi rohkem vaadanud, kipub olema nii, et asurkonna tasandil on nad suhteliselt oportunistlikud ning toiduvaliku indeksid peegeldavad, et nad toituvad sageli just sellest toiduobjektist, mida on kõige rohkem massiliselt, aga nad eelistavad sageli teisi toiduobjekte. Isendi tasandil me näeme sageli väga tugevat spetsialiseerumist, et ma alati toon selle hea anekdootliku näite, mis on jälle avaldamata, aga et kunagi kogusime räppetompe
tondirahult, siis peamiselt olid kõik kormoranid ümberringi söönud räime, kuna oli räime kudeaeg, aga üks isend oli pesa kõrval oksendanud 2 ilusat oksekogumit, kus olid üksnes raudkiisad, eks ole, mis näitab, et isendite maitse üle ei vaielda. Jah, just. Ja see tähendab seda, et vastavad isendid, nii kui neil tekib, on soodsam üle minna mõnel teisele toiduobjektile, siis minnakse üle teise toiduobjektile. Nii et ajutiselt võib see mingil määral leevendada survet teistele kalaliikidele, see kui on mingi massliik, mida peamiselt süüakse, aga see ei ole absoluutne ja igavene. Ja lihtsalt korraks täpsustan veel siia lõppu, et kas siit annab mingit pidigi järeldada näiteks, et kormoran aitab kaasa, vähendades nende mõne väiksekasvulise või noorjärgulise töönduslikult vähema olulise kalamassi ja annab hoopis selle töönduslikult olulisele kalale ja nende noorjärkudele rohkem ruumi? See kõik oleks niimoodi, kui nad ei toituks nendest teistest kaladest üldse. Sest me peame meres kudema, et kui see kisklussurve on niisugune ühtlane ja tohutu suur, nagu ta meil tänapäeval on, eks ole, meil on Läänemere vaated kõige suurem kormorani asurkond suhteliselt väikses Eestis, siis see oleks nii, kui nad toituksid üksnes sellest kõige arvukamast kalaliigist, aga nad ei tee seda. Selge. Nii, kõlab ka selline küsimus. Mainisite, et kalade kõige tõhusam piiramise viis on sigimise vähendamine. Mõtlen, kas siin mõeldi nüüd kormorane või kala? No igatahes kirjas on kalade. Markus Vetemaa mainis, et kormoranide puhul võiks selleks olla jahtimine. Miks kaladel ja lindudel on see piiramine erinev? Tegelikult ei olegi. Markus ei selgitanud seda ja seda juba aastaid Eestis kormoranide seiret läbi viinud kadunud Kalev Ratist tõi samuti välja, et tegelikult kõige lihtsam viis asurkonna ohjata on piirata seda sigivat asurkonda, ehk siis efektiivset asurkonda kärpida. Ja küttida me võime praegune kormoranide küttimisregulatsioon Eestis on just nimelt välja töötatud niimoodi, et minimeerida küttimise mõju kormoranide asurkonnale. Sellepärast me teeme teda sügisel, kui meil on siin ka noorlinnud ja sigivat asurkonda nii-öelda sihitult kütitakse suhteliselt vähe. Et tegelikult kõige tõhusam viis kormorani asurkonda vähendada oleks just nimelt kevadine sigima saabuvate isendite küttimine, mis tõenäoliselt vähendaks väga tugevalt asurkonna juurdekasvu. Täname nende vastuste eest. Üks küsimus küsib veel lihtsalt seda, et kas neid kütitud linde on plaanis ka kuidagi veel edasi uurida, näiteks vaadata mingisuguseid võimaliku merereostuse või veereostuse tulemusi, aga vastus vist, et nendest enam rohkem seda ei uuri. Seda oskab tõenäoliselt Timo teile kõige paremini vastata, kes tegelikult nende lindudega otseselt tegeles. Me oleme üldiselt teadlased, meile väga meeldib asju uurida ja tänapäeva loodusteaduslik nii-öelda moraal näeb ette, et me võtame alati kogutud materjalist maksimumi, nii et ei visata kergekäeliselt ära midagi. Üks käsi tõusis selgituseks, vaatame, kas me saame ka ühe väikse mikrofoni, et me kuuleme lihtsalt, et kas neid kütitud linde, mida nüüd vaadati, on näiteks võimalus ka vaadata reostuse indikaatorina, et kui kormoranides keskkonnamürke on, et kas siis midagi neist veel edasi uurida. Üllar Meriste, Eesti Veelustiku Selts ja Kormoran Grupp. Ma tahtsin Laurile natuke täienduseks siia lisada, et väga optimistlik oli Lauril see, et 3 nädalat on need linnud seal tindikoelmutel. Tegelikult viimasel paaril aastal on nad juba vaata, et 2 kuud. Nad on kohal juba veebruari lõpus ja taanduvad aprilli lõpus, kui algab pesitsusperiood, nii et lihtsalt praktiliselt 2 kuud on nad kohal. See oli täpsustus selle juurde, aga kas midagi uurida veel nendest kormoranidest, kes on kätte saadud ja vaadatud? Jah, tegelikult on vist siin, nagu Lauri ütles, et parim vastaja võib-olla Timo. Aga Timo Arulalt kuulame, sest meil aeg jookseb ja meil just üks väike täpsustus veel, et see toitumuseuuringute jaoks see küttimine toimus tegelikult ainult hommikutundidel, nii et selles mõttes ongi hästi väikene ajavahemik, mil need linnud siis toitumuseuuringute jaoks kütiti, nii et seal selles mõttes ka see ühesõnaga see tulemus, mis sealt maast siis ilmnes, see on väga väikese nagu hommikuse perioodi pealt, nii et aga Timo teab kindlasti sellest kõige parem vastata. Aitäh. Nii. Kuulame siis veel kiire selgituse Timo Arula. Ja me kuuleme. Ja, tere päevast ja aitäh Lauri selle toreda ettekande eest, et mis puudutab siis neid edasisi uuringuid, siis me tõepoolest võtsime maokaabet, see oli see geneetikaproovi, et vaadata, et juhul kui me nüüd ei ole katnud seal, ütleme selle
toitumisuuringuga kõiki neid liike, kes seal potentsiaalselt maos esinesid, et siis me ehk saame geneetikas selle vastuse ja me võtsime samamoodi ka linnu lihaskoest, võtsime geneetikaproovid. Aga mis merereostust või selliseid asju puudutab, siis igasugused uuringu ettepanekud on rohkem kui teretulnud ja teeme. Suur tänu. Ja teeme Laurile ka veel ühe suure aplausi, aitäh ja